Võiklus Michigani vaba senati kohal muutub üha pingelisemaks, kuna demokraatide kandidaadid põrkuvad välispoliitika ja kampaania rahastamise teemadel. Hiljutises debatis tõid esindaja Hailey Stevens ja tema vastane Abdul El-Sayed teravalt esile erinevusi miljonite dollarite poliitiliste annetuste mõju osas. Meie reporter Samantha Cohen annab ülevaate sellest, kuidas see võitlus toob esile sübavad lõhed osariigi mitmekesise valijaskonna ja kogu demokraatliku partei sees. Vaadake. Demokraatlikud senatikandidaadid Abdul El-Sayed ja esindaja Hailey Stevens on tihedas eelvalimiste võitluses lahkuva senaatori Gary Petersi vaba koha pärast. Debati ajal survestati esindaja Stevensit tema AIPAC-ilt saadud kampaaniaannetuste pärast ning küsiti, kas see raha määraks tema välispoliitikat, kui ta võidab. Vaadake, ma olen olnud väga selge, järjekindel ja läbipaistev ning jätkan seda ka edaspidi. Ma tahan näha pikaajalist rahu. Ma tahan näha 2 riigi lahendust. Ma olen väga uhke, et saan esindada üht suurimat juudi kogukonda kongressi ringkonnas kogu riigis. See on kogukond, kellega koos olen leinanud, kellega koos olen kurvastanud ja kelle nimel olen võidelnud, et pantvangid koju tuua. Ja ma töötan endiselt selle nimel, et saavutada pikaajaline rahu. El-Sayed vastas teravalt, väites, et tohutu kulutamine on läbimõeldud investeering, mille eesmärk on mõjutada tulevast seadusandlust. Ma tahan lihtsalt öelda, et meie vahe on $46 miljonit AIPAC-i kulutusi. Nad on selles kampaanias püstitanud rekordi, et aidata valida minu vastast, sest nad teavad, et ta on usaldusväärne hääl, täpselt nagu ta eelmisel nädalal hääletas. Et saata teie maksuraha välisriigi valitsusele, see tähendab abistamist, relvastamist ja toetust just neile inimestele, kes tahavad võtta palestiinlastelt võimaluse enesemääramiseks. Vaadake, päeva lõpuks on minu töö hoolitseda teie eest siin. Ma tahan olla teie USA senaator. Ma tahan, et teie maksuraha kulutataks Michiganis selleks, et rahastada koole Michiganis, arendada tervishoidu Michiganis, ehitada teid Michiganis. Ja ma arvan, et raha saatmine sinna, et tappa lapsi ja naisi, on meie maksuraha kõige halvem kasutusviis. Stevensit on toetanud mõjukad demokraadid, sealhulgas ametist lahkuv Michigani kuberner Gretchen Whitmer, keda on samuti toetanud AIPAC. See vastu El-Sayed on olnud Iisraeli terav kriitik ning teinud oma vastuseisust sellele riigile ja Ameerika rahastusele Iisraelile oma platvormi keskse osa. Kuna Michiganis elab suurim araabia päritolu ameeriklaste kogukond, võib see arutelu tugevalt mõjutada valijate aktiivsust valimispäeval. Eelseisvate eelvalimiste eel jälgib lõhestunud demokraatlik partei, kuidas selle poliitilise spektri 2 vastandlikku tiiba hakkavad võitlema partei toetuse nimel. See võib muuta selle võistluse omamoodi mikrokosmoseks sellest, mida võime näha siis, kui partei otsustab oma kandidaadi 2028 aasta presidendivalimisteks. Rohkemate reaktsioonide saamiseks läheme nüüd Michigani ja tervitame Alicia Chandlerit, Wayne State'i ülikooli doktoranti. Alicia, aitäh, et leidsid aega. Kas see on demokraatide jaoks USA's süvenev katastroof? Michigani elanikuna ja olles osa ka juudi kogukonna elust, milliseid tähelepanekuid saad jagada, vaadates neid 2 väga erinevat demokraatide kandidaati? Aitäh, et mind kutsusite. Jah, see valimistsükkel on olnud demokraatide seas siin Michiganis väga lõhestav. Ma tõesti arvan, et see on tekitanud palju lõhesid sõprade vahel. Juudi kogukonda on esindanud Congressman Stevens sellest ajast, kui ta 2018. aastal valiti ja ma arvan, et nad toetavad teda endiselt väga. Aga üldiselt Abdul El-Sayedil on samuti palju toetajaid. See võistlus on praegu täiesti tasavägine. Ja ma arvan, et see tekitab inimestes palju küsimusi. Nii selle kohta, keda nad tahavad eelvalimistel toetada, kui ka selle kohta, mida nad teevad üldvalimistel, kui inimene, keda nad ei soovi, võidab selle demokraatliku partei eelvalimised 4. augustil. Üks paljudest pingelistest teemadest on ka poliitilised annetused. Ja ilmselgelt ka Iisraeli toetamise küsimus juudi inimesena selles osariigis elades. Millised on juudi kogukonna mured, kui nad seda valimisvõitlust jälgivad? Ma arvan, et kuigi paljud inimesed tunnevad muret poliitikas kulutatavate summade ja USA poliitikas oleva rahahulga pärast, see, et AIPAC-ist on saanud ainus patuoinas ja seda on demoniseerinud paljud inimesed, sealhulgas Abdul El-Sayed, on väga murettekitav. See toob esile palju stereotüüpe, millega me oleme tuttavad, nagu juudid kontrollivad poliitikat või juudid kontrollivad meediat, mis viivad antisemitismi tekkeni. Ja isegi nende jaoks, kes toetavad või ei toeta AIPAC-it,
kes tahavad või ei taha, et poliitikas oleks vähem raha. Ma ei arva, et on õiglane, et AIPACist on saanud ainus jututeema poliitiliste kulutuste kohta, kui me teame, et on palju erinevaid huvirühmi, kes kulutavad poliitikas suuri summasid. Aga mida see meile ütleb, kui maailm vaatab, mis toimub Ameerika Ühendriikides? Milline on olukord demokraatlikus parteis? Selged lõhed, selged erimeelsused just praegu. Absoluutselt. Kui ma üles kasvasin, ma võtsin seda lihtsalt faktina, et Iisrael ja Iisraeli toetamine oli kaheparteiline küsimus. See ei ole enam tõsi. Nüüd on siiski palju demokraate ja palju vabariiklasi, kes toetavad Iisraeli. Iisraeli valitsus. Ma tahaksin öelda, et praegune Iisraeli valitsus on siin väga lõhestavaks muutunud. Peaminister on väga lõhestav. Ja isegi kongressinaine Stevens, kes on tugev Iisraeli toetaja, nagu te kuulsite, on isegi püüdnud end peaminister Netanyahust viimases debatis distantseerida. Sest ta on nii lõhestav tegelane, mitte ainult Ameerika valijaskonna jaoks laiemalt, vaid ka Ameerika juutide jaoks. See saab kindlasti olema kuum aruteluteema valimisprotsessi ajal. Me hoiame silma peal. Tõesti keeruline olukord. Alicia Chandler otse Michiganist. Suur tänu, et olite meiega. Ja mina 24 aastat. Olge terved!